Coopis töötanud, ma arvan, 5 aastat. Kohe saab 13. Juba varsti 10 aastat. Mul tuleb 10. juubeliaasta. Nii et sügisel saab 41 aastat. Julgus. Ma julgen vastu astuda erinevatele situatsioonidele, kaastöötajaid abistada, kui on tarvis. Ja muidugi selle on loonud minu hea meeskond, et nad on mind julgustanud ja mind julgeks teinud. Ma arvan, proovin olla klientidega hästi siiras, hästi oluline see esimene tegelikult kontakt, sa ei pea alati ütlema isegi tere, kui inimene ei taha, aga sa lihtsalt lood taga silmsideme ja sa vaikselt ikkagi naeratad talle ja siis tal on juba palju toredam poes olla. Sa pead ju ikkagi hingega kaasa andma ja minu jaoks on töö see, et kui ma teen teda, siis ma teen teda korralikult. 3 sõna, millele ma olengi oma elu sättinud: ausus, sõbralikkus ja headus. Coop on ikkagi kodune ja Coopi kliendid ka eelistavad niisugust kohalikku ja see ilmselt loob ka niisuguse toredama sideme klienditeenindaja ja kliendi vahel. Mina tooks välja Antsla tarbetüüstu, kes lubas töö kõrvalt koolis käia, võimaldas kõik koolipäevad, sain töögraafiku sättida niimoodi, et ma saan koolis käia, et ma saan ka lastega tegeleda. Lemmikasi on see, et see on mu kodu lähedal. Ma lähen tööle 20 minutit. Tabivere on näiteks Tartus 20 kilomeetri kaugusel, et ma ei pea sõitma nagu Tartusse tööle. Ma lähen 2 minutit, et see on nagu nii suur võitaajaliselt. Natuke tunnustus ja suvepäevad ja seal on väga palju asju, mis on tegelikult. Pigem ikkagi sõbralikkus. Mul ei ole mitte ühegi töötajaga olnud mingit tüli või mingit ütlemist. Meil on hästi super kollektiiv. Kui meil koos nalja ei saaks, siis ilmselt ma ei oleks töötanud seal juba varsti 10 aastat. Üks sõbranna on, kes mul on selline hästi hingega ka töö juures. Tema tuli augustikuuses, mina tulin septembrikuuses tööle ja koos me nagu niimoodi hakkasime ja tema on alles ja mina olen alles. Kuigi ma võiksin juba pensionil olla, ta ei luba mind minna, sest ta tahab järgi tulla. Mul on algusest peale mitu töökaaslast, kes on mind õpetanud, julgustanud, suunanud, et ma ütleks neile väga suur aitäh ja suur kummardus.